Внимание, 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 внимание. Hei, sina järgnev õppefilm avab pagulasmaailma tagamaid. Vastatakse küsimustele. Kes on immigrant? Kes on pagulane? Kust nad tulevad ja kuhu nad lähevad? Pagulus on sunnitud lahkumine elukohast. Tänapäeval on paguluse peamisteks põhjusteks tagakiusamine, kas siis rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste tõttu. Lisaks peavad inimesed kodumaalt lahkuma sõjategevuse tõttu ning looduskatastroofide eest. Ka riigi majanduslik seis võib isiku viia pagulusse. Pagulus kui idee pühast varjupäevast sai oma alged Vana-Kreekast ja Egiptusest. Keskajal pakkusid ka kirikud asüüli. 1951. aastal Genfi pagulaskonventsioonil defineeriti pagulase mõiste. Nende tarkade meeste ideed on tänapäeva rahvusvahelise kaitse alused. Inimene, kes on enda riigist eelnimetatud põhjustel lahkunud ja esitab sihtriigile avalduse, on asüüli ehk varjupaigataotleja. Alles siis, kui sihtrik avalduse vastu võtab, saab temast lõukohas pagulane. Vaiko, kas sa tead, kes on immigrant? Pole õrna aimugi. Aga ma tean, kes teab. See mees siin! Mina tean! Immigratsioon ehk sisseränne on inimeste sisseränne riiki, mis ei ole nende kodumaa, sihtriigi seisukohast vaadatuna. Immigrant on inimene, kes rändab oma riigist teise riiki elama või töötama. Immigrant võib olla kas seaduslik või ebaseaduslik. Ebaseaduslikuna mõtleme Mehhiko piiriületajaid. Migreerutakse ökonoomiliste, poliitiliste, sotsiaalsete ja keskkondlikel põhjustel. Selleks, et kaitsta oma rahvast, kehtestavad riigid kvoote, mis piiravad immigrantide arvu. Kõik pagulased on immigrandid, aga kõik immigrandid pole pagulased. Väljarendaminen on väga keeruline ja ohtlik. Afrikan riikidest Euroopassa pongenevad immigrandit reglina yletävät kas Gibraltari Viina voi Vahemiri, miss alati ei loppe hästi. Maailm on täis kurjust. On hetki, mil mõtlen, mis on elu mõte. Sõbrad, vaat neid ma igatsen. Karl, Jürgen, Joonas, Kauri. Elu läheb edasi, aga nemad jäävad minuga. Mõned riigid, nagu näiteks Saudi Araabia ja Katar, toovad riukalikult endal inimesi sisse ning seejärel omastavad nende dokumendid, tehes neist illegaalsed immigrandid. Sisserände statistikat ei saa faktina võtta, kuna maailmas on tohutu kogus ebaseaduslikke immigrante. Hetkel arvatakse, et nende osakaal on kuskil 10–15%. Kuhu võiks küll minna, ma dokumente pole raga. Ohud sihtriigile on oma rahva töövõimaluste vähenemine, kultuuride segunemine ja ühiskonna lõhestumine rassi või usu tõttu. Want a break from the ads? Universumi alguses ei olnud mitte midagi. Ja siis oli Passat. Legendaarne 1.866 kilovatti otomootor. Ta sidurdab, ta pidurdab ja kõige tähtsam, ta on paugupill. Ta läheb igal, kõige karmimal ja kargemal talveööl ka tööle. Ja just nüüd on sinu võimalus ta endale hankida. Ning mis kõige parem, selle unikumi hind on ainult 800 €. Osta, osta, osta! Osta, osta! Top 5 maailmas. USA, Saksamaa, Saudi Araabia, Venemaa, Ühendkuningriigid. Top 5 Eestis. Ukraina, Anana, oh jei. Venemaa, Valgea Vena.
India. Nigeria. Osades Joonas, Jürgen, Vaiko, Karl, Kauri. Aitäh!